tere! Täna me oleme tulnud siia Hummuli kanti, kuna räägitakse, et on maailma lõpp. Aga me peame inimestelt küsima, mis arvamus neil sellest maailma lõpust on. Ja nüüd me näeme esimest inimest. Ei arvagi midagi. Mingi vets või sinna. Aga kas sumuis on olnud maailma lõppu? On olnud maailma lõppu? Ei ole. Hea küll, need inimesed ei taha rääkida, lähme järgmise juurde. Nii, ja nüüd me läheme uue inimese juurde, kel me küsime maailma lõppu. Ja tahate teada mida? Ma ütlesin uue mikrofoni ja sellest me saab kõike hästi rääkida. Vaatame järgmist inimest. Tere! Tere! Mis sa arvate maailma lõpust? Kas on Hummulis maailma lõppu olnud? Ei. Ausalt? Jaa. Nii. Ja mis sa arvate sellest maailma lõpust? Mitte midagi. Kas te olete kuri ja hirmunud? Ei. Kas te kardate maailma lõppu? Ei. Mis te teeksite maailma lõppu ajal? Ei tea, suurem ära. Mis on teie viimane soov enne maailma lõppu? Ma ei tea. Võta käed või ma tahan sul. Mis sa tahad peal maailma lõppu? Ei tea. Okei, tänne viib teise päeval ikka järgmise juurde. Okei, see on jumalma. Ja las ta olla. Nii, tere. Mis te arvate maailma lõpust? Mida? Kas te kardate maailma lõppu? Mis te teeksite maailma lõpu ajal? Mis siis, kui maa hakkab pärisema ja kõik majad kukuvad alla, mis sa teed? Jooksed eest ära või? Kas sa jooksed eest ära? Kus sa edasi või? Okei, ta on ka pisut häbelik. Ta on natuke vägivaldne. Tere. Nii, kokkuvõttes võime öelda, et keegi ei arva maailma lõpust mitte midagi. Ja kõik teavad, et see tuleb. Keegi ei karda ega midagi. Kuid maailma lõpp, see paneb nüüdki passiks lööma. Kui maailma lõpp tuleb, on kõigi vastajate sõnul ei ole midagi, lihtsalt jooksevad. Kes jookseb, kes sureb. Kuid tänase saate põhimõte oli, et vaadaksite enda titade üle, kes maailma lõpu ajal kokku vajuvad, ellu jääb. Kuid maailma lõpp, see on tähtis asi. See lõpeb kõikide elu. Ja täna ma usun, et ei viitsi mu sõnu kuulata. Need paneme tantsu.